Tere, armas Rapla vabakogudus. Mina olen Agnes Pulk ja mul on suur rõõm olla täna virtuaalselt teie ees ja jagada sõnumit, mis Jumal on mulle südamesse pannud. Viimati olin ma teie koguduse keskel 11 aastat tagasi, kui toimus Rapla missiooninädal. Ma olin just abiellunud ja kahjuks oli ka minu isa väga haige sel ajal, nii et ma pidin missiooninädala pooleli jätma, kuna minu isa suri. Tänaseks on sellest möödunud peaaegu 11 aastat ja mul on nüüd 3 tütart. Olen abielus ja endiselt Pärnu Immanueli baptisti koguduse liige, nii et annan teile edasi ka oma koguduse tervitused. Aprill on Eestis südamekuu ja sellel ajal on ka meedias väga palju artikleid ja intervjuusid arstidega, kuidas hoida oma südant ning kuidas ära tunda märke, et süda hakkab haigeks jääma, kuidas hoida oma südame tervist. Ja mina tahan ka täna teile rääkida südame tervisest. Ja kutsun teid kaasa mõtlema ja hindama, milline on meie südame olukord vaimses mõttes, milline on meie südame maa ja kas see vajab jumalikku tervendamist. Kui sul on piibel kaasas või käepärast, siis ole hea ja ava see Luuka 8. peatükist. Ja ma loen salmid 4–15. See on kõikidele tuttav, tore pühapäevakoolides populaarne lugu tähendamissõna külvajast. Aga kui rahva hulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. Jeesus ütles, teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära. Nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikeseks ajaks nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elu lõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Me oleme kõik kuulnud lauset, mida öeldakse matustel. Mullast oled sa võetud, mullaks pead sa saama ja mullast võtab issand Jeesus Kristus sind viimsel päeval üles äratada. Jumal lõi inimese mullast. Aadam tähendabki sõna maa, muld. Ja tegelikult heebreakeelses Uues Testamendis on seesama kirjakoht, kus öeldakse, et aga hea maa, see sõna on Adama toov, ehk siis hea maa. Aadam on maa. Muld on eluta ja elus ja looduse vahelüli, nii nagu ka inimene on kaduva ja igavese sümbioos. Muld koosneb tahkest osast, veest ja õhust ja nii ka inimene. Me teame, et väga suure protsendi meie kehast moodustab vesi ja meie sees on Jumala eluhingus, tema õhk. Inimese naha loomulik pH tase on 5,5
ja kui mullas see tase langeb alla 5,5, siis näiteks vihmaussid ei taha sellises mullas enam elada, kuna see on liiga happeline. Happeline muld muutub toksiliseks, seal on väga vähe toitaineid, seetõttu mulla viljakus kohe väheneb ja muld on ka väga avatud kõikidele mullahaigustele. Mulla viljakuse säilitamine nõuab väga palju hoolt ja vaeva. Ökoloogiliselt elujõuline muld taastab pidevalt oma viljakust. Aga kui me mulla vajadusi eirame, siis see kaotab oma elujõu ja viljakuse. Ta võib muutuda ilmastiku ja erosiooni tundlikumaks. Kurnatud ja katkine muld ei anna head saaki. Nii ka kurnatud ja katkine süda jääb viljatuks. On huvitav, et kui näiteks umbrohi hakkab mullas levima, siis see on omakorda juba märk sellest, et mulla tervis ei ole hea. Enamasti näitab näiteks ohakate levimine, et muld on liiga tihe. Ja kui muld on liiga tihe, siis mõnes mõttes need umbrohud tulevad mullale appi ja ajavad oma juured väga sügavale, püüdes niimoodi mulda pisut kobestada. Ja näiteks mahepõllumajanduses öeldaksegi, et umbrohi võib vahel olla meie sõber, kuna kui ta oma töö ära teeb, siis ta iseenesest lahkub. Lageraied ja väga intensiivne põllumajandus samuti kurnab mulda ja tekib erosioon. Vaimulikus mõttes on see nagu ühiskonna muutumine, kus kristlikku elu kaitsvad väärtuste puud või väärtuste metsad, normid, traditsioonid, mis toetavad kristlikku kultuuri ja kristlikku eluviisi, kui need maha raiutakse, siis meie ühiskond jääb nii-öelda tõmbetuulte kätte. Paljude usk nõrgeneb selle käes ja südamemaa jääb viljatuks. Ka kunstväetis kurnab mulda. Muudab selle elutuks, kuna hävitab selles olevad mikroorganismid. Kunstväetis mõnes mõttes on näiteks meelelahutus meie südamele või alkohol, narkootikumid, vaba seks. See on kõik, millega me püüame täita seda tühja kohta endas, mis on mõeldud Jumala jaoks. Ja mida meil ei õnnestu ühegi asja ega ühegi inimese ega ühegi kogemusega oma elus täita. Seda kohta saab täita ainult Jeesus Kristus. Lühiajaliselt võivad ju sellised elamused meid panna oma võib-olla ka valu või muret unustama, aga pikas perspektiivis need alati kurnavad meie südamemaad ja muudavad selle viljatuks. Ka siin kirjakohas me näeme, et kuigi siin oli 4 maad, siis 3 maa puhul ju tegelikult vili tärkas, aga ainult 1 puhul see vili sai küpseks. Ja 1 puhul ei juhtunud midagi, nii et me näeme, et siin on tegemist 3 maa puhul kehva mullaga maaga, kehva maa tervisega. Ja Jumala sõnas öeldakse meile ka Jeremiia 17. peatükis, et süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Mina, Issand, uurin südant ja katsun läbi neerud, et anda igaühele tema tee kohaselt, tema tegude vilja mööda. Ja natukene edasi, siis prohvet palub Jumalat, tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks. Aita mind, siis ma saan abi. Sest sina oled mu kiitus. Jumal tahab meid ka täna aidata. Ta tahab, et me uuriksime oma südant ja kui me leiame selles valu või midagi, mis on katki, mis on viljatuks jäänud, et me annaksime selle talle ja tema saaks seda täna tervendada. Vaatame nüüd iga seda südamemaad natukene lähemalt. Kõige esimene maa, millest Jeesus siin räägib, on siis teeäärne ehk kõvaks tallatud maa. Milline on see süda, keda Jeesus nii kirjeldab? Mina usun, et see on süda, kes ei ole Jeesust veel oma päästjaks vastu võtnud
ja kelle süda on seetõttu vaimulikult surnud. Ta kuuleb sõna, aga ta ei mõista. See on süda, kes ei ole kunagi päriselt kogenud Jumala armastust, keda on inimeste ja olukordade poolt võib-olla tallatud, kellele on haiget tehtud, süda täis kurbust ja valu, pettumust ja kibedust. Võib-olla ka täis viha ja süüdistust. See on teeäärne süda. Jeesus ütleb, et tema on tee, tõde ja elu. Kui me oleme teeäärsed, siis järelikult me ei ole veel tee peal, aga tee sees. Kuni me ei ole Jeesust oma südamesse palunud, ongi meil väga raske mõista vaimulikku sõnumit, jutlusi või lugeda piiblit, ilma et igav hakkaks. Kui me palume Jeesuse oma südamesse, saadab ta meie sisse oma püha vaimu, kes kõigepealt muudab meie südamemaa elavaks, elusaks ja pehmeks. Jumal annab meile andeks kõik meie süüteod, meie patud ja ta aitab ka meil andeks anda kõikidele, kes on meie vastu eksinud, kes on meile kas meelega või tahtmatult haiget teinud. Ja see teeb meie südamemaa pehmeks. Jumal väljendab piiblis pidevalt soovi meie südant tervendada. Näiteks Esekieli 36. peatükis, salmis 26 ütleb ta nii. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Aga see ei juhtu niisama. Jumal ei tee midagi meie elus vägisi. Ta ootab, et me pöörduksime tema poole ja paluksime, et ta võiks meie südame tervendada, anda meile selle lihase südame. Hea kuulaja, kui sinu süda on täna nagu see kõva teeäärne, kui sa tunned, et sa ei mõista võib-olla vaimulikke asju või piibli lugemine on raske, kui sa ei ole kindel, kas sa oled oma elu Jeesusele andnud, kas ta elab sinu südames, siis ole julge ja palveta oma sõnadega Jumala poole. Sa võid palvetada midagi sellist, sa võid paluda praegu koos minuga või midagi sarnast pärast oma sõnadega. Jumal kuuleb iga siirast palvet. Kui sa oled nõus, siis palu koos minuga praegu. Jeesus, ma ei taha enam olla teeäärne. Ma tahan olla teepealne. Ma tahan tunda sind kui teed, tõde ja elu. Ma ei taha olla kõvaks tallatud maa. Ma ei taha olla viljatu maa. Ma tahan kanda palju vilja. Palun tee mu süda elavaks. Tule mu südamesse ja võta ära sealt kõik, mis on teinud selle kõvaks. Võta ära kõik minu patt, kõik minu süü, minu viha, minu valu, minu kurbus. Ma annan selle praegu kõik sulle. Tule ja puhasta mu süda, tervenda mu süda, täida mind oma püha vaimuga ja vala oma armastus minu südamesse, et see oleks elav, pehme ja viljakas maa. Jeesuse nimel. Aamen. Ja Jumal kuuleb meie palveid. Talle meeldib, kui me palume ja ta alati vastab, kui sa siiralt palud. Nüüd esimest maad on nagu väga kerge tervendada. Tuleb vaid Jeesus oma südamesse paluda ja sa ei ole enam teeäärne maa, kõva tallatud maa, kust hingevaenlane saab tulla ja Jumala sõna ära nokkida. Vaatame, kuidas on teise maa tervendamisega. Teine maa, mida Jeesus siin kirjeldab, on kaljune maa. Kuidas me tervendame kaljust maad? Sellise südamega inimene on innukas. Ta võtab Jumala sõna kiiresti ja rõõmsalt vastu ja hakkab ruttu vilja kandma. Aga kui tulevad raskused, kannatused või näiteks tagakius usu pärast, siis see inimene läheb usus nõrgaks ja lõpuks taganeb usust
ta kuivab ära, ta lubab oma usul ära kuivada. Need, kellel on aias kiviktaimla, need teavad, et tavaline rammus aiamuld kiviktaimlasse ei sobi. Seal peaks olema vett hästi läbilaskev, õhu ja huumusrikas muld. Aga mis on huumus? Huumus on mulla orgaaniline aine, mis teeb mulla viljakaks, see teeb iga mulla viljakaks. Aga millest see koosneb? Huumus tekib tavaliselt lagunenud taimede ja elusorganismide osakestest. Piltlikult öeldes on see enesele suremine. Need on kannatused meie elus, kus me peame nagu nisuiva surema oma tahtele, oma õigusele, oma kangusele surema. Johannese 12. peatükis salm 24 ütleb Jeesus nõnda. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. President Lennart Meri on kunagi öelnud midagi sellist, et rasked olukorrad on meie elus nagu sõnnik, mis on tuleviku väetiseks. Raskused on nagu orgaaniline väetis, mida me vajame, et muuta meie südame maa viljakamaks, muuta meid avatumaks Jumala sõnale ja Jeesusele kui eluveele. 1. Korintuse 10. peatükis öeldakse meile, et Jumal on ustav ja ta ei luba meid kiusata rohkem, kui me suudame taluda, vaid koos kiusatusega, koos kannatustega ta valmistab alati ka väljapääsu, nii et me suudame taluda. Raskused ja kannatused on elu loomulikuks osaks. See on paratamatus, kui me siin langenud maailmas elame. Aga kristlastena on meil suur lootus. Esiteks me teame, et me ei ole üheski oma kannatuses, oma valus või raskuses või kiusatuses üksi. Jumal on koos meiega. Kui Jeesus elab meie südames, siis ta on alati püha vaimu läbi koos meiega. Ta annab meile nõu, ta annab meile tarkust, ta annab meile jõudu, et vastu pidada ja et sellest raskusest välja tulla. Ja teiseks me teame, et Jumal mitte kunagi ei jäta meid ühessegi raskusesse. Raskused ei ole igavesed. Jumal alati toob meid välja. Psalm 23 ta ütleb, et isegi pimedas orus me ei pea kartma kurja, sest Jumal on meiega ja ta katab meile laua meie vastaste silme all. Jakobuse kirjas kutsutakse meid lausa rõõmustama, kui me satume kannatustesse, sest me teame, et meie usu läbi katsumine teeb meid kannatlikuks. Meid katsutakse läbi nagu kulda, hõbedat, kuumuses. Ja siin ka kalju peal tuli päike, tuleb elukuumus, tulevad katsumised, mis katsuvad läbi, milline meie usk on, mis kvaliteediga see on ja kas me peame vastu. 2. Timoteuse 3. peatükis öeldakse, et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Ja Jakobuse kirjas öeldakse meile kiusatustest rääkides, et kui me tunneme, et meil jääb tarkusest puudu, siis me võime julgelt paluda. Jumal alati annab meile tarkust ja ta ei tee etteheiteid. Kannatustes on meil vaja tarkust, et näha asju Jumala perspektiivis. Sest kannatused hakkavad sageli meie väljavaadet nagu moondama või muutma. Me ei näe enam selgelt. Me peame mõistma, et kannatused ei ole igavesed, need on ajutised ja mööduvad, me ei ole kannatustes üksi ja me ei tohi raskustest kunagi lootust kaotada. Ja veel üks hea uudis on see, et Jumal on lubanud meile kõik raskused ja kannatused kasuks pöörata, kui me teda armastame. Ta ütleb seda Rooma 8. peatükis. Ja Jesaja 55. peatükis salmis 10 öeldakse, et raskused on nagu vihm ja lumi, mis kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks.
Jumal ütleb, et issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja ta päästab need, kellel on rusutud vaim. Psalm 34. Õiget tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ja psalm 147. Ta parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Jumal tahab meid tervendada. Tema ei too katsumusi meie ellu. Neid toob hingevaenlane, saatan, aga neid toome me vahel ka ise oma valikutega. Kas teadlikult või teadmatusest tehtud valede valikutega. Aga Jumal on sellest hoolimata meie kõrval ja ta lubab kõik raskused meile kasuks tulla. Ka Jeesus ise on meile eeskujuks, kuidas kannatustes jääda kannatlikuks ja hoida Jumala sõnast kinni. Me mäletame, et kui Jeesus ristiti, pärast seda juhtis püha vaim ta kõrbesse, kus ta oli kuradi kiusata. Ta jäi ustavaks ja Heebrea kirjas öeldakse meile, et seetõttu, et Jeesus on ise kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Ja Heebrea kiri kutsub meid üles, et kui me tunneme, et me oleme katsumustes, et me läheme Jumala ette ja palume, et ta annaks meile armu ja abi vastu pidada ja läbi tulla. Ja Rooma 8. peatükis on veel väga ilusti öeldud, et praeguse aja kannatused ei ole võrreldavadki selle kirkuse ja auhiilgusega, mis meid taevas ootab. Ja öeldakse veel, et mitte miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Rooma 8 ja Psalm 35. Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõg suudab meid lahutada Kristuse armastusest? Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Kivisel maal oleval taimel oli liiga lühike juur ja sellepärast ta kuivas ära. Kuidas kasvatada oma juurt? Jumala sõna õpetab meid. Me peame juurduma Kristuses ja tema armastuses. Efeslaste 3. peatükis öeldakse meile, et Jumal annab meile oma kirkuse rikkust mööda väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks meie südameis ning me oleksime juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et me suudaksime koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse. Et me oleksime täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Nõnda kirjutab Paulus, nõnda ta palvetab koguduse eest ja see on hea palve, mida me võime ka ise iga päev enda eest palvetada. Nii et kaljust maad me saame ravida selle läbi, kui me kasvatame endas kannatlikkust. Ja kannatlikkus tuleb läbi vastupidamuse raskustes. Ja samuti me saame seda kaljust maad tervendada, kui me kinnitame end Jumala armastuses iga päev. Kuidas tervendada ohakast maad? Vili tärkab, aga jääb tooreks. Ohakad lämmatavad ta ennem, kui ta küpseks saab ja vili hukkub. Ohakad tulevad, kui muld on muutunud liiga tihedaks. Ja mulla tihenemise tulemuseks on kokku pressitud poorid, mis tavapärasel puhul peaksid siis transportima õhku ja vett ja muld ei saa enam piisavalt õhku. Ja juurte kasv on takistatud ja mulla viljakus väheneb.
ka vesi ei saa allapoole liikuda. Ja seetõttu muld ei saa piisavalt seda, mida ta vajab. Milline on sinu süda täna? Kas, kui Jeesus ütleb, et ta on eluvesi, kas see eluvesi saab tungida piisavalt sügavale, nagu hea mulla puhul? Kas ta saab sind värskendada, sind elustada, tuua sulle toitaineid? Või on muretsemine, elu lõbud ja rikkuse tagaajamine sinu südame mulla teinud tihedaks ja hakanud seal oma halbu juuri ajama ning lämmatama seda vilja, mida Jumal tahab sinus esile tuua, püha vaimu vilja, armastust, rahu, rõõmu, lahkust, tasadust, pikka meelt, kannatlikkust, enesevalitsust. Need on kõik püha vaimu viljad, mille kohta me võime Galaatia 6. peatükist lugeda. Jumala sõna ütleb Jeremiia 17. peatükis, et meie süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Aga Jumal uurib meie südame läbi ja ta katsub läbi neerud, et anda igale ühele tema tee kohaselt, tema tegude vilja. Kui muld on umbrohtu täis ja ohakad kasvavad, siis me peame tegelema mulla parandamisega. Ja üks viis seda teha on kasutada ära õigeid taimi, kes annaksid sellesse mulda piisavalt toitaineid. Sest kui mullas on piisavalt toitaineid, siis umbrohisel kasvama ei hakka. Näiteks kui muld on rauavaene, tuleks sinna külvata valget redist või maasikaid, mis annavad mullale rauda juurde. Kaunviljad, ristik ja lutsern muudavad mulla lämmastiku rohkemaks. Sügava ja tugeva juurestikuga rukis, kurgirohi ja mesikas kobestavad mulda ning toovad sügavamatest pinnase kihtidest üles taime toitaineid. Päevalill ja rukkilill aga muudavad raskelt omastatavad toitained teistele taimedele kättesaadavamaks. Mis on siin see vaimulik paralleel? Selleks, et oma südame maamulda parandada, tuleb sinna külvata õigeid seemneid, mis mulda toitainetega rikastavad ja niiskust hoiavad. Mis need seemned võiksid olla? Need on Jumala sõna, koguduse osadus, kodugrupid, vaimulik kirjandus, vaimulik muusika, aga ka tänulikkus, ülistusmeelsus, rõõmsameelsus, lootusrikkus, armastus, andestus, lahkus. Need on kõik nagu vastumürgiks ihtsusele ja elu lõbudele, muretsemisele. Kui me usaldame Jumalat, kui me andestame inimestele, kui me oleme tänulikud selle eest, mis Jumal on meile andnud. Õpetussõnade 3. peatükis öeldakse, et looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ja Filippi 4. peatükis öeldakse, olge ikka rõõmsad Issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad, teie leebus saagu teatavaks kõikidele inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega palumises ja anumises ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie mõtted, teie südamed Kristuses Jeesuses. Ja Efeslaste 4. peatükis Paulus räägib, et Jumal on valinud erinevaid inimesi ja andnud neile erinevaid ande, et valmistada Kristuse ihu, ehitada Kristuse ihu üles, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Ehk me saame küpseks, me saame täisealiseks, meie vili saab küpseks. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul ja inimliku vettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus.
Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Nii et kogudus on nagu üks väga hea maa, üks hea muld, kus me üksteist toetame, üksteist väetame, anname üksteisele toitaineid. Me keegi üksinda ei ole piisavalt hea küpse südamemaaga. Me vajame teisi, me vajame Jumala sõna, me vajame osadust. Jumal on nii meid loonud. Jumal tahab meie südamed täna tervendada. Ta tahab parandada kõik, mis on katki, mis on haiget saanud ja tahab, et sa hakkaksid rohkem vilja kandma ja me kindlasti palvetame selle pärast tänase sõnumi lõpus. Aga enne seda vaatame veel, milline siis on see hea maa. Kui me looduses räägime tervest ja viljakast mullast, siis see on elav ja toitainerikas. Näiteks heas mullas on alati piisavalt lämmastikku, fosforit ja kaaliumi. Hea muld on õhuline ja siin on abiks vihmaussid, kes kobestavad mulda, teevad selle õhuliseks oma käikudega. Hea muld on hästi vett imav ja vihmaussid oma käikudega tegelikult aitavad mullal vett paremini läbi lasta. Hea muld on saastet filtreeriv, see nagu filtreerib, et põhjavesi võiks olla puhas. Hea maa hoiab tegelikult põhjavee puhtana. Ja hea muld lõhnab hästi. See lõhnab nagu põllu või metsa järele. Kui mulda nuusutades on seal roiskunud lõhn, siis tegelikult see näitab meile, et mulla tervis on halb. Aga milline on terve südamemaa tundemärk? Jeesus ütleb meile siin, et see on kaunis ja hea süda. Kui ma vaatasin, mida see sõna siis tähendab, siis seda on inglisekeelses piibli tõlgetes tõlgitud aus süda, tõde armastav, sõnakuulelik, hea südamlik, lahke, õilis ja suursugune, kõrgete moraalsete ideaalide ja standarditega. Sõna oma südames hoidev ja selle peale mõtlev ning kannatlik süda. See on süda, mis ei lase raskustel Jumala sõnast eemale pöörduda. Kui inimene kogeb kiusatusi või kannatusi, siis ta hoiab Jumala sõnast kinni. Ta jääb kannatlikuks, ta jääb lootusrikkaks. Ta usub ka oma raskuste keskel, et Jumal on hea ja Jumalal on hea plaan tema elu jaoks ja Jumal toob ta sellest raskusest välja. Ja Jumal tahab, et seda usuksid ka sina täna. Jeremiia 29. peatükis öeldakse, Jumal ütleb, et sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumal tahab anda meile tulevikku ja lootust. Ta tahab meid välja tuua nendest katsumustest, milles me praegu oleme. Hea süda on süda, mis ei ole koormatud elu murede ega andestamatusega. See on süda, mis hingab issandas, milles on vabadust ja rahu, mis loodab Jumala peale ja mis on nagu üks lõhnav ohver Jumalale. 2. Korintuse 2. peatükis Paulus ütleb, aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Ja Efeslaste 5. peatükis Paulus ütleb, ja käige armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja magusaks ohvriks, mis on otse kui magus lõhn Jumalale. Nii et kui me käime armastuses ja sõnakuulelikkuses sõnale, siis me oleme nagu üks hea lõhn Jumalale. Hea maa saab olla ainult inimesel, kes on Jeesus oma südamesse vastu võtnud ja kelle süda on saanud elavaks, kelle südames elab püha vaim.
Vilja kandmine on aeganõudev protsess ja see nõuab meilt kannatlikkust nii iseenese suhtes, et me oleksime enda suhtes kannatlikud, annaksime endale aega muutuda, kasvada Kristuses, küpseda Kristuses, aga ka, et me oleksime kannatlikud teiste suhtes, sest teiste vead paistavad sageli võib-olla rohkem välja kui meie enda vead. Me peame olema armastavad ja kannatlikud üksteise suhtes, sest vilja kandmine võtab aega. Jeesus on meiega kannatlik. Hea maa on siis talunud raskusi ja vastu pidanud. Ta pole kaotanud usku Jumalasse, Jumala armastusse ega lootust Jumala abile. Kokkuvõtteks vaatame veel, mida teha, et mulla tervist parandada ja mulda viljakamaks muuta. Looduses on selleks vaja mullale lisada 4 asja. Toitaineid, tekitada huumust, tuua näiteks vihmaussikesed appi ja anda mullale puhkust ehk taasteperioode. Vaatame, mis need võiksid vaimulikult siis tähendada. Lisada toitained, sellest me juba rääkisime. Me peame külvama oma südamesse õigeid seemneid, mis rikastavad seda maad. Ja selleks on Jumala sõna, kristlikud raadio või telesaated, kristlik kirjandus, kristlik muusika, aga ka tänulikkuse harjutamine, Jumala kiitmine, ülistav meelsus, alandlikkus, andestamine, et me anname üksteisele andeks, et me ka ise oleme kiired andeks paluma, kui me oleme teistele halba teinud. Sageli me palume Jumalalt andeks, aga me ei korrasta oma suhteid ja see jätab saatanale võimaluse hoida meie südames teatavat paadumust. Jumal tahab, et me korrastaksime oma suhted. Kui inimesed elavad, siis meil on võimalik seda teha. Ta annab meile selleks tarkust ja jõudu, kuidas andeks paluda, kas või kiri kirjutada. Jumal tahab, et me seda teeksime. Kuidas tekitada huumust? Huumust me väga ise tekitama ei pea. Seda tekitab elu meile ise, selleks on need raskused ja kannatused elus, kõrbeajad ja meie ülesanne on vastu pidada, hoida Jumala sõnast kinni ja mitte kaotada lootust Jumala abile ja usku sellesse, et Jumal on hea, et ta meid armastab, et tal on hea plaan meie jaoks. Vihmaussid, mis võiksid olla need vihmaussid, kes kobestavad meie südamemaad, kes teevad käikusid? Kui ma mõtlesin selle peale, siis mulle tundub, et need on nagu kaaskristlased. Vihmaussiks võib olla sinu pastor, kes jagab sulle sõna, kes palvetab sinu eest. See võib olla kaaskristlane, kes sinu eest palvetab, kes õpetab sind Jumala sõna paremini tundma, kes aitab sind ka praktiliselt, kes tuleb sulle appi, kes käitub sinuga hästi, kes ilmutab sulle Jumala armastust. Kõik see on nagu vihmaussi töömeis, mis teeb meie mulla viljakamaks, kubedamaks. Ja 4. osa, taastumine, hingamine. Iga muld vajab hingamist, et olla viljakas. Kuidas sina annad endale hingamist? Kuidas sina taastud? Kuidas sa pead hingamispäeva? Mis pakub sulle lõõgastust? Kas sa kasutad lõõgastamiseks meelelahutust, mis on petlik ja mis tegelikult ei anna su südamemaale puhkust? Või sa veedad aega koos Jumalaga? Matteus 11. peatükis salmis 28 ütleb Jeesus: tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Jumal tahab meile anda ka hingamist, mida iga maa vajab, et taastuda. Ja kõige rohkem hingamist leiame me, kui me veedame kahekesi aega koos Jumalaga, kui me loeme Jumala sõna, kui me palvetame, kui me mõtleme Jumala sõna üle, kui me vaikuses ootame ja kuulame, mida Jumal meile tahab öelda. Ja lõpetuseks ma tahan lugeda veel ühe ilusa kirjakoha.
See on Jeremiia 17:8. Aga õnnistatud on mees, kes loodab issanda peale, kelle lootuseks on issand. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad. Ja põua aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. Jumal tahab, et me loodaksime tema peale. Ja tema on see eluvesi. Jumala sõnast me ammutame seda eluvett ja neid toitaineid. Ja kui me jääme Jumala sõnasse, kui me loeme piiblit, kui me käime koguduses, kui me palvetame ja elame ligimestega armastuses, andestuses, siis me oleme nagu vee äärde istutatud puud. Me oleme alati haljad ja me kanname vilja igal ajal, ka raskuste ajal me kanname vilja. Hea kuulaja, selline oli tänane sõnum, mille Jumal oli minu südamesse pannud. Nüüd ma tahan koos sinuga palvetada. Palvetada, et Jumal tervendaks sinu südamemaa. Sa võid panna oma silmad kinni ja lihtsalt vaikselt lõõgastuda, lõdvestuda, istuda mugavalt ja paluda vaikselt kaasa, olla südames mõtetega kaasas. Ja ma julgustan sind ka oma sõnadega paluma seda sama mõtet, mida sa kuuled nüüd minu palves. Me jääme palvesse. Kallis Jeesus, ma ülistan ja kiidan sind. Sina oled Jumal, kes on meid igavese armastusega armastanud. Ma tänan sind, et sa oled Jumal, kes ei jäta meid üheski raskuses üksi. Sa oled Jumal, kes toob meid igast raskusest välja. Sa oled Jumal, kes ei kustuta ära hõõguvat tahti ega murra puruks rudjutud pilliroo. Jumal, ma toon sinu ette praegu iga inimese, kes seda jutlust kuulab või vaatab. Ja ma palun, et sa täidaksid nad praegu oma püha vaimuga. Et sa valaksid oma armastuse nende südamesse välja. Ja et sa tervendaksid nende südame iga sopi. Et sa valaksid oma tervendavat õli iga südame katkise koha üle. Et sa praegu kobestaksid nende südame mulda ja teeksid selle pehmeks, viljakaks, õhku läbi laskvaks. Et nende südametes võiks sinu sõna juurduda ja kanda vilja 100-kordselt. Jumal, ma palun, et sa teeksid iga kuulaja tugevaks seespidise inimese poolest. Ma palun, et Kristus usu kaudu elaks nende südames ja et nad oleksid juurutatud ja kinnitatud Kristuse armastuses. Et nad oleksid täidetud, Jumal, sinu armastusega, sinu täiusega. Ma palun, et sa praegu tervendaksid kõik meie südame valusad mälestused, meie kogemused, meie pettumused, meie haiged saamised. Tervenda meie süda kõigest süüdistusest ja süütunnetest. Tervenda meie süda patuarmidest. Et me võiksime olla rõõmsad ja kanda vilja igaveseks eluks. Tervenda meid, Jeesus. Me täname sind, et sa oled Jumal, kes kuuleb meie palveid ja kes teeb rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda. Sinule, issand, olgu kiitus ja ülistus ja tänu igavesest ajast igavesti. Aamen. Jumal on Jumal, kes kuuleb oma laste palveid. Sellepärast sa võid kindel olla, et kui sa palusid südames kaasa, kui sa nõustusid selle palvega, mida ma palusin, siis Jumal on kuulnud seda. Ta on läkitanud oma püha vaimu ja oma pühad inglid, kes tulevad, et tervendada sinu südant ja see protsess algas praegu. Ole väga õnnistatud ja ma loodan, et ühel päeval me kohtume näost näkku Rapla vabakoguduses ja ma võin ka päriselt
käed peale panna ja teie eest palvetada, teid õnnistada. Õnnistatud uut nädalat ja head vilja kandmist meile kõigile. Aamen.